täna õhtul räägin sellist sõnumit, mis on põhimõtteliselt on niimoodi, et on paljuski mu elu enda juba sellised praktilised hetked ja kogemused ja asjad, millele on mõelda. Ega ma väga palju selliseid praktilisi asju ei hakka välja rääkima, võib-olla mõnda natukese riivamisi, aga teema on tegelikult oluline. Ma täna räägin tegelikult kriitikale reageerimisest. Ja lugu on nüüd selles, et ma usun sedasi, et kriitikat oleme me kõik teinud ja kriitikat oleme me kõik saanud ja kuidas nagu nendes olukordades käituda. Ja kuidas nagu reageerida, kuidas vastu võtta, kas vaikides vastu võtta ja ütleme, et ja võib-olla siis püüdes nagu seda olukorda lihtsalt nagu kuidagi ära lahendada niimoodi, et jutuni asi nagu ei lähe. Või teha seda nii, et kus asjad arutatakse ja räägitakse läbi. Ja mul on erinevaid selliseid ka neid piibli näiteid nagu selle koha pealt, kuidas see vast oleks hea ja mille juurde me ka täna tuleme. Ja sellepärast lihtsalt oleme avatud nagu sellele sõnumile. Sest et vaata, kui me elus nagu eksime, siis lihtsalt oma isiklikutest kogemustest ütlen sedasi, et vahest on ikka päris pikad eksiteed. Isegi mõned eksiteed on sellised, et oled aastaid. Oled takistatud selle tõttu, kus sa lihtsalt võib-olla andsid alla, ei julgenud nagu selgitusi teha või juhtuvad need asjad selliselt ja sellepärast on see nii, et ja osasid asju mäletad tegelikult kaua ja põhimõtteliselt on ka nagu sellised nagu valusad haavad, ka millest ka tuleb ju tegelikult üle saada. Aga ma loen nüüd ühe sellise huvitava salmi, mis on prohvet Jesaja raamatus ja see on 29-24, see on selle peatüki selline viimane salm ja siin on öeldud nii. Ja need, kes olid eksivaimus, tulevad mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust. Ja ma loen vast ka siia juurde kohe veel ühe sellise koha, mis on õpetuse sõnadest ja ma loen õpetuse sõnade raamatu 27. peatükist ja 6. salmi, 27.6 ka. Sõbralöögid on mõeldud siiralt, aga vehamehe suudlused on võltsid. Ma mõtlen, et nagu selle sõbralöökide koha pealt kas või võtame Jeesuse ja Peetruse vahelise niisuguse sõnavahetuse, mis juhtus ühel hetkel Peetrus ütleb Jeesusele, et ärgu sulle seda juhtugu, et sa sinna Golgata ristile lähed ja sinna üldse kannatama lähed. Ja Jeesus vastab väga teravalt, ütleb, et tagane minust saatan. Samas on Juudas, kes käib tegelikult suudlemas ja müüb ta maha. Ja sellepärast on niimoodi, et võiks ütelda, et nii Peetrus kui Jeesus, mõlemad olid sõbrad, aga löögid olid, võiks ütelda, tugevad. Ja Peetruse löök ei olnudki võib-olla niimoodi mõeldudki sedasi, et midagi Jeesusele nagu tugevat lööki anda, aga ta andis tegelikult väga tugeva löögi, sest ta andis ikka niisuguse vale suuna ja nõuande, et Jeesus tuli sellepärast siia sellesse maailma, et olla see Jumala tall, kes kannab maailma patu ja see läheb seda kannatuse teed pidi, see teisiti olnud võimalik. Ja sellepärast see suund, mida nüüd üks sõber nagu sellises mõttes tegi, aga me näeme sedasi, et Jeesus selle juures ei jäänud mitte ühtegi hetke ootama, vaid ta tegi tegelikult õige reageeringu ja reageeris õieti, öeldes Peetrusele, et praegusel hetkel see ei ole taevasest allikast, see on saatana käest, mida sina oled praegusel hetkel rääkimas. Ja kui rahulikult ta võttis vastu ka need Juuda suudlused ja asjad, vahest on ikka öeldud sedasi, et vaata, et Jeesus nimetas ju Juudast nimetas sõbraks ja Peetrusele ütles saatan. Ja kallid, nii see on, et eks siin elus ongi selliselt, et kõik, eks see Juudaski oli talle kallis jünger selle tõttu, et olid ju nende 12 hulgast tema seal ja 3,5 aastat, mis oli koos oldud ja kindlasti oli palju ilusat, aga ka palju seda kurba, mida sellel hetkel tuli üle elada. Nii et selline teema. Ja nüüd ütleme ma selle kriitika poole võtan nagu selle sõnaga, mida me siit lugesime ka, et nurisejad. Ja ma siin pühapäeval Soorus olles rääkisin ka seal mõnda näidet just, mis tuli Vanast Testamendist, tuli ka Moosese ajast, kus rahvas oli nurisemas ja kuidas Mooses seal reageeris, natukese tuleme nende asjade juurde ka. Aga nüüd teen korraks lahti selle kaustiku ja kõigepealt veel mõned mõtted, nagu ütlen siit.
selle nurina koha pealt, nurina kohta võib ütelda samamoodi, et see on kriitika. Ja või arvustamine või hinnangu andmine või kahtlustamine või ütleme, et igasugu sõnu. Enamalt jaolt, ütleme, et kui me räägime sellisest nurisemisest või kriitikast, siis see on negatiivne. Alati ta ikkagi nagu kipub olema nagu selle poole peal asi. Ja seal on ikka teatud selline puuduste esile toomine ja kohtumõistmine ka võiks ütelda. Et ütleme, neid termineid on mitu, millega võiks nagu seda mõtet nagu siis praegu ütelda. Aga toon ühe sellise näite, ja ärgu see ülistajaid praegusel hetkel absoluutselt ka segagu, täna ma siin juba olen palunud ennem ja mõtlen ikka, et ma mäletan, et oli aeg, me koguduses oli nii, et põhimõtteliselt oli, kui ülistus oli ära, siis selle järel oli hindamine. Kas läks läbi taevasse või ei läinud. Ja see oli siukene, teate, see oli siuke segaja ülistajatele, sest et see oli õudukas tegelikult, mis siis oli. Sest et kui tähtsa näoga ikkagi öeldi nendele näkku, et täna te meile taevast alla ei toonud ja teie olete sellest süüdi, tead. See viib ju krampi, et järgmine kord üldse laulda. Sellepärast, et mismoodi sa siis seda laulmist peaksid tegema. Ja ütleme, et ja see oli mingisugune aeg, kus meil see nagu juhtus, et me selliselt lähenesime asjale, ühel hetkel me saime nagu aru, tead, et see on täiesti arulage ja vale, millega me üldse tegeleme. Kallid, sellepärast on täna ka, ma ütlen sedasi, igaüks võis astuda issandale nii lähedale, kui tahab. Ja see on sinu probleem, kas sa haarasid sellest kuuepalistusest kinni või olid sa selles rahva hulgas üks niisama trügija ja lihtsalt olid uudistaja, et ei tea, mis siin juhtuma hakkab, aga see veritõbine naine, kes läks usus, haaras issanda kuuepalistusest ja tema sai tegelikult selle kontakti, sai selle, mida ta vajas ja sellepärast, kallid, nii see on, et ma ütlen, et mitte keegi tegelikult, mitte miski ei sega meil issanda trooni ette minekut. Ja sellepärast on see nii, et võtame ühe niisuguse näite praegusel hetkel, et kas või mis on olnud nagu sellisel ülistuse teemal nagu sellele mõeldes praegu, eks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime nagu tagantjärgi mõnele asjale mõelda ja juba nagu selliselt nagu vabalt nendest asjadest rääkida. Ja nii ta on. Ja või võtame sellise hetke, näiteks, et Jeesus on muutmise mäel, need 3 jüngrid, kes on seal, need jäävad lihtsalt magama. Ja Jeesuse hetk on selline, kus ta seal suhtleb Moosese ja Eeliaga ja ütleme, et on eriline hetk on tema elus, teda muudetakse seal. Teised ärkavad pärast ja saavad aru, et kuule, midagi tähtsat siin praegusel hetkel sündis ja kuidagi väga hea on olla ka üldiselt, eks. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et ikkagi paljuski läks nendest mööda. Või kui Jeesus on Getsemani aias, kus ta tegelikult ootab ja palub, et ta jüngrid oleksid ka palvetamas ja oleksid taga nagu kaasas, ka seal jäävad nad magama. Ja selles suhtes ongi niimoodi, et me võime olla täiesti koos, aga me võime, olla nii üksteisest nii eraldi, et lihtsalt magad nagu maha selle olukorra, mis on nagu parasjagu oleks nagu võib-olla võimalik. Ja mida võiks kätte saada. Võtta sõna külvamise koha pealt, see, mida Jeesus räägib tähendamissõna. Seal on niimoodi, et on üks jutlus, võiks ütelda. Külva läks välja, külvas. Seeme oli üks, seeme oli hea, muist kukkus tee peale, muist kukkus tee äärde, muist kukkus ohakate sekka ja sinna kuskile kivisele maale, kuidas seal kõik need nimetatud on, ja muist kukkus heasse maasse. Ja kes siis süüdi selles asjas oli? Eks ikkagi see põllumaa ja eriti vaata, eks see puudutab just meie südameid, et kuhu siis see sõna kukub ja sealt tegelikult tuleb siis see tulemus. Ja isegi sellel heal põllumaal on ju veel öeldud sedasi, et mõni kannab seemet 30, 60, 100 korda, isegi seal juhtub veel selliselt, et ka see hea on ikkagi ka veel nagu sellises erinevas olukorras. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kui me sellest mõnest niisugusest teemast nagu räägime, siis põhimõtteliselt on nii, et üks asi peab meeles sedasi, et väga palju tegelikult sõltub meist endist. Ja nüüd ma mõtlengi, et kus kohast ma nende piiblinäidetega pihta hakkaksin ja ma lähen Moosese lugude juurde ja ma teen siin niimoodi, et mis lugusid me kõigepealt siis vaatame. Seal Mooses on, ütleme, üsna kohe, see on, kui see manna söömine hakkab pihta, see on 2. Moosese 16. peatükk, seal on selline hetk, et rahvas hakkas nurisema ja ma siin arutlesin sedasi, et kui kaua nad seal kõrbes juba olnud olid ja ei hakka seda aega päris nagu ka siin praegusel hetkel paika panema. Aga asi oli selles, et ütleme, leib otsas, mis nendel oli kaasa võetud ja nälg on käes ja
ja rahvas on tegelikult nurisemas. ja teate, rahvas on tüüpiline. Ja sellepärast, et kui me siin teise Moosese 16.2 loeme ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu. Alati tegelikult ütleme, kui nurinaks põhimõtteliselt läheb, nurin läheb juhtide vastu. No see on üsna tüüpiline, see on ka praegusel hetkel on niimoodi, et kui vaatad linnas ringi neid, ütleme, või neid valimisreklaame või värke, eks ikka juhid saavad, et olete meid niisugusesse kohta ajanud, et kõik on halvasti selle tõttu, et te niisugused olete. Et me läheme nüüd teise tasemele ja teeme kõik hästi. Aga ütleme, et aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ja siis osad targad teevad niimoodi, et enne valimisi püüavad sealt valitsusest välja saada, et seda nurinat mitte enda peale saada. Sest on teadagi, et lõpuks läheb ikkagi, et kes istub tooli peal, et see saab. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja Iisraeli rahvas ka samamoodi. Mooses ja Aaron, sest nemad olid tõesti algatajad, rääkisid sellest asjast, et läheme sinna tõotatud maale, ja nüüd on niimoodi, et rahvas hakkab siis mõtlema mineviku peale, tahab neid lihapotti ja asju ja lihtsalt on nurisemas. Aga täna näed, ühte asja ütlen, juhtide vastu nurisemine ja võtame seda päris ka sellises mõttes, et ka isegi need, kes on meie võimu juures, ütleme, et ka meie maal ja alati ei pea need võimud üldse head olema, Pilatus oli ka ei saanud hakkama oma asjadega, võiks ütelda päris hästi, ja laseb Jeesust risti lüüa ja peksta ja püüab küll seal teha midagi, aga on kahe vahel seal, kas keisri ees või rahvale meelepärast olla ja ütleme, tegeleb nende asjadega nõnda. Ja Jeesus ütleb talle ka, et aga et see positsioon on sinul antud ülevalt. Et see ei olnud selline, et ta oli ise haaranud, vaid et Jumal oli lubanud talle selle positsiooni. Ja sellepärast nii see on, et eks need positsioonid on meie maal ka, kas nad alati meile meeldivad või ei meeldi, aga põhimõtteliselt on nad ikkagi ka Jumala poolt lubatud, et inimesed nendesse kohtadesse saavad. Ja nüüd salmid siit 7, 8 ja 9 võiks lugeda, siis on niimoodi, et tuleb välja üks väga selge asi. Ja hommikul te näete issanda auhiilgust. Tema on kuulnud teie nurisemist issanda vastu, mitte Moosese ja Aaroni vastu. Ja sellepärast on see niimoodi, et võtta, issand võttis seda väga isiklikult, ta on kuulnud, et minu vastu on nurisetud, aga kes oleme meie, et te ka nurisesite meie vastu, Mooses räägib. Ja Mooses ütles, issand annab teile täna õhtul lihatoiduks ja hommikul leiba kõhutäiteks, issand on kuulnud teie nurisemist, kuidas te olete nurisenud tema vastu. Aga kes oleme meie? Teie nurisemine ei ole meie vastu, vaid on issanda vastu. Ja Mooses ütles Aaronile, ütle kogu Iisraeli laste kogudusele, tulge issanda palge ette, sest tema on teie nurisemist kuulnud. Ja sellepärast on nii, et peame seda meeles, et kui nurin on, siis Jumal on tegelikult väga isiklikult seda võtmas ja eriti, kui see on ka juhtide vastu suunatud nurisemine. Ja teine, analoogne lugu on sealt, 4. Moosesest ja 14. peatükist samamoodi, kus on, siin anti ka tegelikult, ühel õhtul anti neid vutte ka nendele süüa. Aga 4. Mooses 16. peatükk on juba Korahi jõuk, aga 4. Mooses 14. peatükk, on seal, kus rahvas nuriseb jälle ja nad tõstsid jälle siis nurinat Mooses ja Aaroni vastu ja siis põhimõtteliselt on niimoodi, et nad ei tahtnud sinna tõotatud maale minna ja olid need probleemid olid nendel sellel hetkel olid. Ja põhimõtteliselt on jälle see, et 14.27, kui kaua peab mul olema kannatus selle halva kogudusega, kes nuriseb mu vastu? Iisraeli laste nurinad, et kuidas nad nurisevad mu vastu, vaata, ma olen kuulnud. Ja issand tegelikult võtab selle nurina, võtab vastu. Nii et peame seda meeles. Ja need nurisejad ja need, kes need 10 maalkuulajat ei tahtnud sinna minna, need surevad äkitselt ja kuidagi väga äkki toimub see asi. Ja seal on veel, 4. Mooses 17, seal on selline tõsine hetk on ka veel, et 14 või 17.6, ma lähen sealt Korahi jõugu juurest juba edasi, seal oli jälle, selle jätan üldse vahele, aga et seal on räägitud selles, et issand ütleb, et ma lõpetan tegelikult nurisemised ära. Ja 17.6.
loen kõigepealt, aga järgmisel päeval nurises kogu Iisraeli kogudus Mooses ja Aaroni vastu, öeldes, te olete tapnud Iisraeli rahva. seal oli see Korahi jõuk, Korah oli selline, kes suutis tõmmata endale taha seal 250 veel sellist ülemat. Ja see oli, võiks nimetada lausa mässuks ju tegelikult, mis toimus. Ja nüüd on niimoodi, et kui need olid hukkunud, siis süüdistati jälle juhte. Aga siin näed 20 salm ja 26 salm. Siis sünnib, et selle mehe kepp, kelle ma välja valin, hakkab haljendama ja ma lõpetan enese eest Iisraeli laste nurinad, millega nad on nurisenud teie vastu. Ja siis eks Aaroni kepp hakkas haljendama ja 27 salm olen ka siin märkinud aga Iisraeli lapsed rääkisid Mooses öeldes, kõik hukkume. No ütleme, et siin teine salm on veel kuskil, mis oli nurina lõpetamise koha pealt, olen vist kehvasti märkinud selle. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et 26 salm on see, jah. Ja Mooses tegi nagu käskis ja siis asi nagu tuli esile, et Aaroni kepp haljendas ja issand lihtsalt sekkus nagu nendesse asjadesse nõnda. Nii et sellised tegelikult tõsised hetked on nagu selle nurinaga, kui ma räägin. Et vaata, need kriitikavärgid, mida me teeme, need jõuavad kuskile. Nüüd vaata selle manna või selle vuttide loo, selle siiski tahaksin võtta ka veel. Sest seal tuleb üks huvitav nagu seos ka Uue Testamendiga. See on 4. Mooses 11, kus on see rahvas nuriseb ja tahab seda liha süüa. Ja siis need, võtta, põhimõtteliselt on see nii, et Mooses on seal ka muidu kädas, ütles, kus seda liha nii palju võetakse ja tegeleb selle asjaga, issand ütleb, kas sa siis ei usu ja ma lasen selle ime sündida ja ütleme, et ma ei hakka selle söögi hulgast ega nendest asjadest rääkima, aga vaata, seal on niisugune lugu, et Mooses saab sellel hetkel, teate mis, ta saab 70 inimest endale abilisteks juurde. Ja Uue Testamendi 6. peatükis, kui rahvas, ütleme, koguduses on nurin heebreakeelsete ja kreekakeelsete vahel toidulaudade pärast, siis saadakse küll 10 korda vähem abilisi, aga saadakse 7 diaakonit. Ja vaata, sellisel hetkel, ütleme, et Jumal tuli nagu põhimõtteliselt tuli appi, samamoodi ka nagu selle lahendusega, lihtsalt andes Moosesele abi, sest et Moosesel oli, tegelikult oli see nagu selline raske koorem. Ma olen ise, ütleme, et kui ma olen näiteks, ütleme, et võtame niisugused lihtsad näiteid. Inimene ütleb, et külm on. Mina mõtlen, et kuidas sooja saada. Teine ütleb, et palav on, õhku on vähe. Mõni inimene, ütleme, et ma ei tulegi kogudusse sellepärast, et teil on õhku vähe ja ütleme sellised. Vaevad südant vahest nende asjade pärast. Andrei Šapovalov hiljuti ühes jutluses ütles sedasi, et kui teed putru 10 ja 2 tükki nurisevad, et pudru on kehva, siis ära tee väljagi. Tead, et rahune maha ära, tead, et ei ole selle 2 pärast sul seda pudru retsepti vaja ümber mõelda. Aga vaata, sageli ongi niimoodi, et need üksikud ütlejad, mis lihtsalt viskavad, nagu võiks ütelda paha aimamata, viskavad nagu mingisuguse mõttekillu välja, kipud lahendama. Ma olen ise ka neid asju lahendanud. Olen asju ostnud, olen asju teinud, olen lihtsalt nagu võtnud kinni nendest ütelda, pärast olen isegi nagu kurb olnud, et mis jamaga ma tegelikult tegelesin. Et ma lihtsalt, selle hetke meeleolu püüdsin kuskilt nagu üles, püüdsin seda lahendada ja tegelikkuses on niimoodi, et ega see ütlejagi sellest tühjagi ei oli. Sest see käis, nagu võiks ütelda, nagu kergelt läbi. Ja sellepärast mul tänane sõnum on nagu selle koha pealt, et me peame nagu siin paluma Jumala käest tarkust ja julgust, et kuidas nagu reageerida. Siin on niimoodi, et vähemalt Jumal nägi, et Mooses on parasjagu tupikus selle värgiga, ütleb, et kuule, sulle 70 meest annan juurde. Et sul oleks natukese nagu ja väga ühes vaimus on see asi ja et sul oleks kuidagi nagu kergem. Ja seal, kui need, ütleme, kui seal apostlid, vaata, püüdsid alguses, apostlite 6. peatükis, püüdsid neid toidulaudasid katta. Ja see oli, teate, see oli igapäevane hooldamine. See ei olnud, et pühade puhul teeme teile toidulaua. See oli igapäevane hooldamine, kui loed sedasi. Ja siis on niimoodi, et need apostlid tegelesid iga päev toidu andmisega. Ja siis ühel hetkel oli niimoodi, et kuule, halvasti annate, et ühed ja teised on siis nagu nurisemas seal just, need kreekakeelsed olid eriti nagu selles hädas vist, jah. Ja siis on see nõnda, et ja siis tuleb nagu see lahendus tegelikult, et räägitakse seda asja läbi, saadakse abilised ja teate, mis juhtus selle tagajärjel? Tekkis koguduse kasv. Koguduse kasv tekkis lihtsalt ja selle tõttu on niimoodi, et ega ei saa ütelda,
et see selline nurina moment ja see asi, mis ka vahest nagu tekib, et see oleks üdini selline halb, vaid kuidas seda asja nagu ära lahendada, sellest tegelikult nagu sõltub nagu see tulemus. ja tähelepanek on selles, kui julgetakse asjad läbi rääkida ja suudetakse need asjad läbi rääkida, kui juhtidel on tarkus selle koha pealt, et asjad ära üldse paika panna ja rääkida, siis läheb hästi. Kui juhid seda ei suuda, siis tegelikult asi läheb nässu. Järgmine näide mul ongi nii, et on Apostlite tegude 15. peatükist. No ütleme, et selline püha probleem. Paganad on hakanud saanud ka Jumala lasteks, tulevad Jeesuse juurde, saavad päästetud, liituvad kogudusega, saavad ristitud ja siis on Apostlite tegude 15. peatükk on selline, üks omamoodi lugu on lahti. Ja siis on niimoodi, et need juudi usku inimesed, kes olid olnud ja ka siis issanda juurde olid tulnud, need hakkasid nõudma ja rääkima, kuule, tead, need ei ole õieti päästetud inimesed, kui te ei lase, 15.1, kui te ei lase endid Moosese kombe järgi ümber lõigata, siis te ei või pääseda. Ja see mõtlen, et see on tänapäevane teema ka, sest et ütleme, et siin alles hiljuti kuulsin, et keegi õde küsib nõu, et keegi viskab mingisuguse mõtte välja, et kas, mis raamatut tohib lugeda või mis ei tohi, tead, et umbes, et nagu oleks mingisugune õndsuse küsimus on järgmine hetk, et kui sa seda raamatut loed, siis sa hukka lähed, eks, umbes või võib-olla natuke panen üle selle koha pealt, aga ütleme, üsna karmilt nagu sekkutakse, et sul on midagi on valesti. Aga vaata, see mõte visatakse ülesse. Ja mida sa sellega teed? Ja praegusel hetkel tõsine lugu, et terve see aeg Iisrael oli elanud sellisel moel, et ikkagi ka need, kes tulid paganate hulgast juudi usku, neid võeti samamoodi tegelikult vastu, neid nimetati proselüütideks ja need, kes siis tulid, nad võtsid juudi usu vastu täiega, nagu kõigi selle kombestikuga võtsid selle vastu. Aga nüüd on äkki niimoodi, et nad ei võta seda kõike vastu. Mida nüüd selles olukorras teha? Ja sellest tuli palju tegelikult tüli. Ja siis on nii, et nad tulid ja palju vaidlemist oli, 2. salm räägib sedasi. Ja siis Paulus ja Barnabas, nemad tulevad siis Jeruusalemma ja siis 7. salm ütleb ka, et nad tulid seda asja arutama ja sellepärast, Kallim, ma ütlen sedasi, et vaata, see on nüüd üks võti selles asjas, et tegelikult asju tuleb tegelikult arutada, tuleb asjad ära rääkida. Kuigi sündis palju vaidlemist, siis tõusis nüüd äkki püsti Peetrus ja ütles, mehed-vennad, ja võtame nüüd nagu selle Peetruse sellise vastuse, praegusel hetkel loeme seda. Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks. Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile püha vaimu nagu meilegi, ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda meie isad ega meie? Ja Peetrus võtab ühel hetkel nagu selle jutu julgelt lihtsalt kätte. Vaata, kust Peetrus selle julguse sai? Ta sai selle Korneliuse kojast. Ta ei korraldanud seda asja, et seal püha vaim välja valati. Ta ei korraldanud sedasi, et tulge siia, tee suu lahti, hakka rääkima võõras keeles. Hakka nüüd rääkima, me teeme koguduses vahest sedamoodi, aga pihta. Siis Jumala vaim on siin, hakkame kõik praegu rääkima, eks. Ja teised rääkige ka ja me siis kõik hakkame nüüd rääkima. See on, mis me praegu teeme vahest sedasi. Peetrus ei teinud mitte midagi. Peetrus ütles, kuule, ma mõistan sedasi, et Jumal valas praegu oma vaimu välja. Nad hakkasid võõrastes keeltes palvetama juba siin. Ja nüüd on niisugune, et kes keelaks vett, et neid ei peaks ristitama. Peetrusel oli tegelikult, asi oli väga selge, et Jumal lihtsalt sellel hetkel lihtsalt viis teda vägisi, võiks ütelda, lähed sinna Korneliuse kotta, lähed sinna paganate juurde ja ületad need barjäärid ja asjad, sest mina tegelikult seda tahan. Ja sellepärast Peetrus oli täie julgusega Jeruusalemmas kaitsmas tegelikult seda paganarahva usklikuks olemist ilma lihaliku ümberlõikamiseta. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me näeme sedasi, et kuidas ta julgusega seda tegi. Ja see ei jää ainult nagu selleks ainukeseks asjaks, sest see oli tegelikult selline tugeva kriitika alune nagu üldse asi praegusel hetkel, et kuidas nende paganatega siis peaks käituma. Ja nüüd, kui ütleme, Peetrus oli oma jutu ära rääkinud, siis järgmiseks võttis sõna Jeesuse vend Jakobus. Jeesuse jüngritest Jakobus oli juba surnud, sest et Herodes oli teda juba seal tapnud. Aga nüüd on niimoodi, et Jeesuse vend, kes siin Jakobus on 15. peatükis 13. salm, pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jakobus kõnelema, mehed, vennad, kuulge mind.
Siimon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endile rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud, pärast seda ma pöörun tagasi ja ehitan üles Taaveti maha langenud telgi, ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid issandat. Ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime, nii ütleb issand, kes teeb seda, mis on teada igavikust alates. Ja siis on, ütleme, mis on selle kokkuvõte, on teil meeles, ma usun enamuses, eks, et millest paganad peaksid hoiduma, need vajalikud asjad, hädavajalikud asjad, 29 salm, võtan siin mitu korda on öeldud, hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ja siis pilastusest ehk oraelust. Et lihtsalt ütleme, need on need asjad, millest me tegelikult soovitame, et oleks hoitud. Ja need kirjad saadeti laiali ja asjad lahendati ära. Aga nendest asjadest tegelikult lihtsalt tuli rääkida. Ja selliselt ka see lahendus tegelikult tuli. Nii et nii ta on. Nii et kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõna, kus me tegelikult saame neid erinevaid momente õppida. Nüüd apostel Paulust rünnati ka. Tema on niimoodi, ma jätan nagu selle võib-olla hilisemaks, võtan veel ühe Vanatestamendi sellise hetke ja näite nagu sellistest muudatuste hetketest, kus on, teatud mõttes on niisugune segadus on majas. Ja kallid, me põhimõtteliselt, ma ütlen sedasi, me elame ka praegu muudatuste hetkel. Sellepärast, et me elame maailmas, on väga suured muudatused, millal need ja kuidas need meid puudutavad, aga vaata, kui need tulevad, siis on täiesti teistmoodi käitumine. Ma ütlen, et kui tuli Eesti Vabadus, mina ei tea, tuleb praegu lihtsalt see, nagu see mõte meelde. Käime siin Võru tänavatel, kodanike komiteed, astuge sinna, ütleme, meie liitusime selle Eesti kongressiga sellel hetkel, tegime siin viinapoes, seal nurga peal, ma mäletan, ütleme seal Liiva tänava ja selle nurga peal, teeme need paberid endale ka, et liitusime sinna aga see oli kõik selline, et kuhu see veel pöörab. Kas tuleb see asi, millest me siin räägime? Sellepärast need asjad ei olnud veel ju sugugi sündinud, need olid kõik alles ju niisugused, võiks ütelda, tahtmised ja unistused, et seda sinimustvalget lippu lehvitati ja sa ei tea, kuhu poole pöörda, aga sa lihtsalt võtad ühe positsiooni, kus kohas ma olen. Ja seepärast, kallid, praegusel hetkel on niimoodi, et oleme varsti jälle selles ajas, et me peame oskama positsioone võtta, et kus me siis oleme, kuidas me mõtleme või kuidas me käitume, milleks on meil tegelikult julgus ja milleks meil seda ei ole. Ja nüüd on, ütleme, et see 1. Samueli 8. peatükis on selline hetk. Võtame ühe Vanatestamendi sellise murdelise hetke, see on, ütleme, et Samuel on saanud vanaks. Ja siis on veel üks selline lugu, et ta pojad ei ole tublid. Pojad on samamoodi niimoodi, et nende kohta ei ole head midagi ütelda, võiks ütelda, õige kriitika on Samueli poegade koha pealt, ma teen lahti selle 8. peatükki, 1. Samueli 8. Ja kui Samueli jäi vanaks, siis ta pani oma pojad Iisraeli kohtumõistjaks. Lihtsalt loogiliselt see käib, kellele ikka annad, pojale annad. Väga, väga tüüpiline, ütleme, ka mis ikka tehti, eks. Ja nimetatakse tema poegade nimed, aga pojad, 3. salm ütleb, ei käinud tema teedel, vaid ajasid kasu taga, võtsid meeleajad ja väänasid õigust. Ja rahvas tuli tegelikult nurisedes, võiks ütelda, rääkima seda. Ütles, et vaata, sa oled jäänud vanaks, selle vastu Samuel midagi teha ei saanud, aastad tulevad, ja su pojad ei käi su teedel, aga nüüd rahval on pakkumine, pane meile kuningas, nagu kõigil rahvastel on. Ja tegelikult oli see, ütleme, Samuelile oli see täiesti niisugune, mõistuse vastane, et kuidas saab üldse niimoodi praegusel hetkel mõelda, me ei ole nagu teised rahvad. Meil on ju tegelikult Jumal on meie kuningaks, kes meid valitseb. Ja sellepärast on see nii, aga see rahvas tuleb lihtsalt nagu sellise nõudmisega. Ja nüüd on nii, et vaata, kui on need sellised, kuidas ütelda, et kui need nurinahetked, teate, kus kohast tuleb abi küsida? Tuleb küsida Jumala käest. Ja nüüd on niimoodi, et Jumal tegelikult aitab sellel hetkel siis ka Samueli. See kõne oli Samueli silmis paha, 6. salm, kui nad ütlesid, anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks. Ja Samuel palus issandat. Ja issand ütles Samuelile, kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid põlgavad mind kui oma kuningat. Ja sellepärast Samuel võttis isiklikult, hea küll, et pojad on natukese kehvad, et nendega mul ei ole ka midagi kiidelda, eks. Aga nüüd on selline lugu, et me näeme sedasi, kuidas Jumal tegelikult veel ütleb sedasi, et kuule, et nad põlgavad mind. Kas ei oleks saanud, ütleme, nii kui Eeli asemele sai Samueli, et sünniks veel üks väike tore poiss.
noh, kes tuleb, võtab selle lipu enda kätte ja läheb usus edasi. oleks saanud ju täpselt samamoodi. aga rahvas ei tahtnud enam sedamoodi. rahvas tahtis, nagu kõik rahvad tahavad. ja sellepärast oli see nii, et ja jumal ütles, et praegusel hetkel noh, ütleme, et ei päästa mitte mingisugune asi, et kui ka mingisugune uus prohvet tõuseks kuskilt, et see ei aita, sest nad tegelikult praegusel hetkel põlgavad mind. ja nüüd vaata, sellel hetkel oli vaja saada issanda käest tegelikult seda selgust. ja küsimus oligi, vaata, tee kõike seda, mis nad ütlevad, aga hoiata neid kõvasti. vaata, mida ei tohi tegemata jätta. see on olnud minu niisugune viga, mida ma täna siit kantslist tunnistan. osad asjad on niimoodi, mida võiks ütelda, rahvas nõuab. ma mõtlen ka koguduses, kas või koguduse juhatus või mingid hetked või mis on olnud sedasi, teised nõuavad, minu süda sellega kaasas ei ole, aga no ma alistun sellele ja vaikselt ka veel. noh, ja siis on niimoodi, et ja pärast või on see mõnega isiklik selline mingisugune kauplemine asi käib ja tead, ja jääd alla seal ja tead, ja no lihtsalt oled sellises olukorras, et noh, et no hea küll, tahavad, no kuule, kallikesed, no las nad saavad siis sedasi, eks. no pärast tükk aega on hoopis nagu sellist kehva olukorda, aga me näeme sedasi, kuidas jumal ütleb Samuelile, sa võid teha rahva tahtmist praegusel hetkel, sest jumal vastab inimeste palvetele, igasugustele palvetele ja vastas sellel korral ka. ütles, et aga hoiata neid vähemalt kõvasti. ja nüüd on niimoodi, et me näeme sedasi, et ta teebki seda, et ta hoiatab tõsiselt, ta räägib sedasi, et kõik, mis sellest tuleb, hakkate jooksma sõjavankrite peal, majanduslikus värgis on niimoodi, et kuningas saab jämeda otsa enda kätte, kuningas ulased, kõik, kes seal on, need saavad parema palga peale, teie hakkate ajama nende asju, te lihtsalt peate nagu sellega leppima. ja teate, mis tagatipuks oli veel? mis täna tasub tegelikult ütelda sedasi ka. teate, mis hetk on niimoodi, pühapäeval tulevad valimised. sa võid oma valimisega teha nii, et pärast jumal su palveid ei kuule. kohutav kuulda tegelikult, kui niisuguse asja ma sulle ütlen. sa ei mõtleks niimoodi, et see nii võib olla. aga jumal ütleb, et sa delegeerisid ära. kui sa oma peaga seda tegid, eks. ja sellepärast, aga siin oli niimoodi, et rahvas ei tahtnudki tegelikult jumalat kuulata. absoluutselt, need ei ole plaaniski jumalat kuulata. me tahame olla nagu teised inimesed. me lahendame praegu asja nii. jumal ütles, no hea küll, jätsite minu kõrvale. valite endale kuninga. ja nüüd on niimoodi, et mina teid enam ei kuule ja sellepärast vaata, siin on vaata see 18. salm 8:18. ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enese olete valinud, siis issand ei vasta teile. ja sellepärast, kallid, no saite oma valiku, tahtsite, saite. no eks nad esimeseks said Sauli ja teatud olukordades olid ja noh, ütleme, et jumal ühel hetkel kõrvaldas Sauli ka. aga me näeme sedasi, et vaata, kuivõrd noh, ütleme, olulised on tegelikult kõik need punktid ja asjad. ja sellepärast on see nii tähtis on selline laste kasvatamisel, jätad hoiatamata, osad on pehmed, no ütleme, et ei tohi olla, vaata, ka kristlikes peredes võib olla niimoodi, osad on noh, hirmus karmid, see on ka vale. aga hoiatamata ei tohi jätta. vaata, kui seal on niimoodi, sest et ei saa karmusega, aga täielikult võiks ütelda tõe väljarääkimisega, kõik tuleb rääkida. ja sellepärast on see niimoodi, et ja Samuel võttis tegelikult seda väga, väga tõsiselt. noh, ütleme, kui ta seda ka rääkis nendele, sest et kuni nende palveteni, asjadeni välja. ja noh, ja siis Saul saab kuningaks ja vaata, kui Samuelil on see lahkumiskõne, siis ta veel kord tegelikult noh, tuletab seda asja meelde, et noh, et te olete halvasti teinud, et te praegusel hetkel noh, olete selle valiku teinud, et te nüüd olete kuningat tahtnud ja olete jumalat põlanud. ja siis ta ju palub sedasi, et jumal, anna see tunnustäht, et 12:16, astuge nüüd ette ja vaadake seda suurt tegu, mida issand teie silmi ees siis teeb. eks ole, nüüd nisu lõikusaeg, aga mina hüüan issanda poole, et ta annaks äikest ja vihma, et te mõistaksite ja näeksite, kui suur on issanda silmis teie paha tegu, mis te olete teinud, nõudes enestele kuningat. nii et no Samuel paneb lahkumiskõnes selle väga tõsiselt. ja näed, alla on kirjutatud siin meil piiblis, eks, nisu koristamise ajal, aprillis-mais, ei esinenud Iisraelis vihmasadu. aga siis, kui Samuel seda palus, issand andis sel samal päeval äikest ja vihma ja kogu rahvas kartis väga issandat ja Samueli. ja kogu rahvas ütles Samuelile, palu oma sulase eest issandat, sulaste eest issandat, oma jumalat, et me ei sureks, sest me oleme lisanud kõigile oma pattudele veel selle pahateo, et nõudsime enestele kuningat. no tehti tegelikult selgeks. ja sellepärast on see nii, et vaata, mina, no ütleme, sellises oma vaimulikus ametis, no ütleme, seda jutlust täna pidades, ma tunnistan nagu seda viga, kus ma olen olnud nõrk,
kus ma ei ole nagu, no kuidas ütelda, püüdnud nagu sedasi nagu läbi viia, siis noh, ma ei saagi isegi teisi inimesi süüdistada. Ma ei ole neid hoiatanud. Ma olen jätnud, noh, ütleme selle asja nagu selliselt, kuidas ütelda, lohisema. Ja sellepärast on niimoodi, et me näeme Samuel, kui oli selline moment, siis ta ei jätnud seda sellist muljet, et kuule, praegusel hetkel oli kõike hästi, noh, võib nii ka, et tahtsite nii, et olge siis nõnda. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et praegu õpime tegelikult nagu, kuidas nagu sellistes olukordades tuleb tegelikult käituda. Ja see ei olnud mitte ainult, et kuidas ütelda, et noh, et mina pesen oma käed puhtaks, nagu kuningad vahest tahavad teha, nagu Pilatus, ma pesen minul sellega probleeme ei ole. Ei, tead, küsimus on see, et see on teiste inimeste õnnistuse pärast. Sest sa lükkad ju tegelikult sellel hetkel need teised inimesed rumalasse olukorda. Kui sina, teades, omades vastutust ja oma positsiooni asju, kui sina lihtsalt sealt kergelt tahad ära libiseda. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt siit on nagu õppida. Nüüd on niisugune kahepoolne õppimine. Vahest tuleb aru saada sedasi, et juhtidel nagu teist varianti ei ole. Vaata, kui president ütleb, et mul teist võimalust ei ole. See on mu viimane variant, ma pean seda tegema, siis see tegelikult on väga tõsine asi. Kui mul oleks teine valik, ma teeksin seda, aga kui mul seda valikut ei ole, siis ma pean praegusel hetkel seda teed minema, kas teile see meeldib või ei meeldi, ma teen selle momendi. Ja sellepärast, kallid, me lihtsalt peame nagu mõistma sedasi, et vaata, need positsioonides olevad inimesed, nende vastutus on selline suur. Altpoolt, noh, nendest, kes seal Mooses ja Aaroniga nurisevad ja nendel on suva, võiks ütelda, nutavad ja nurisevad ja järgmine päev mõtlevad teisi mõtteid ja nagu palju sellega ei tegele. Aga juhtide lugu on tegelikult noh, ütleme niivõrd oluline. Võtame veel ühe Vana Testamendi näite. Ja Esimese kuningate 22 on, ütleme, see on nüüd Iisraeli riik ja Ahab, seal on juba 8 jagunenud riik ja Joosafat, kuningas Joosafat. Ja seal on selline moment, et noh, tegelikult on nii, et Ahab läheb vastu tegelikult oma surmale, võiks ütelda. See on peale seda Naaboti viinamäge ja kõiki neid lugusid, mis Ahabi elus olid ja see on Esimese kuningate raamatu ka viimane peatükk. Ja nüüd on nii, et noh, seal on nii, et Ahab tahab sõtta minna, kutsub Joosafati ka. Ja siis on see selline, et prohvetite käest küsitakse seal nõu ja seal on neid 400 meest, kes prohveteerivad Iisraeli kuningale, et mine ka sõtta ja sul läheb hästi ja sa võidad ja sul on kõik asjad. No kallid, kas praegu on prohvetite puudust? Ma ei ole neid muidugi kokku lugenud. Noh, loen neid YouTube'ist kokku, need palju neid prohvetid on, kes muudku prohveteerivad, võitusid ja kaotusid. No need on, sadu, võiks ütelda praegusel hetkel ka, sest et noh, meie sellest keelest, mida me aru saame, eks, noh, ütleme, et meie liigume seal, neid on teistes keeltes ju ka. Kui palju on riike juba kas või Euroopas, millistes keeltes ja millised prohvetid seal igas keeles jätkub. Nii et see on võimas tegelikult vägi, mis on midagi nagu rääkimas, mis on julgustamas oma presidenti, juhte, mis iganes, ja rahvast ka, noh, masseerides, võiks ütelda. Aga nüüd on niimoodi, et noh, ütleme, et Iisrael ikkagi, noh, prohvetitele tuleb toetuda, kui nii tõsised asjad on. Aga seal on üks, võiks ütelda, see tõeline jumala prohvet Mika, kes tegelikult siis, kelle käest ka palutakse, et räägi mõistlikult, kõik räägivad praegusel hetkel hästi, et selle sõjaga läheb hästi, Ahabil ja kui Joosafat ka lähevad, et las sõdivad ja kõik läheb hästi. Aga nüüd on niimoodi, et tegelikult on nii, et alguses Mika teebki nagu pilgates, ta ütlebki seda, et see on 22:15 ütelda, ja kui ta tuli kuninga juurde, siis ütles kuningas temale, Mika, kas me võime minna sõdima Gileadi vastu või peame loobuma? Ja ta vastas, mine ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte sulle, tead, eks. No nii, aga kuningas ütles temale, mitu korda ma pean sind vannutama, et sa ei räägiks mulle muud kui ainult tõtt issanda nimel. Sest et vaata, kui Mika suust tuli ka seesama jutt, siis oli juba ehmatus. Ja sellepärast, kallid, vaata, millise väärtusega oli sellise mehe suu, milline, noh, ütleme, et see, kui see praegusel hetkel oli teiste jutu moodi, kuule, siin on midagi valesti. Et siin see praegusel hetkel olla ei saa. Ja noh, ja siis Mika räägibki tõtt, ütleb, et ma nägin kogu Iisraeli ajale olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja issand ütles, neil pole isandaid, igaüks pöördugu rahuga koju. Ja see tähendab, et Iisraelil enam karjast ei ole, sest kuningas tegelikult hukkub selle juhusliku noole kaudu, mis on seal sõjas. Kallid, no kui täpselt oli sihitud siis Taaveti lingukivi, mis Koljatile lendas vastu otsasist.
kas ta on siis nii väga, seda lingu saab siis väga sihtida või? No oli küll tubli poiss, eks, aga tegelikult vaata neid nooli ja neid lingukivisid ikka juhib tegelikult Jumal. Ja vaata laulus seal, et vaata see nool, mis lendab päeval ja tegelikult ma lugesin seda kohta seal samamoodi, et seda saab samamoodi võtta, et ka öösel. Sest et kui sa loed seda nagu kokku, et no muidu oleks nagu ainult need päevased nooled, rohkem need nooled praegusel ajal ju kipuvad lendama, kui me mõtleme praegust aega ikka öösel, eks. öösel lastakse väga palju. Et kui vaatasite seal vahepeal seda Iisraeli sõda seal, ütleme, Iraaniga või mis olid, siis no nagu ilutulestik kogu aeg käis seal ööpimeduses, eks. Et nagu toimub nagu see sellisel ajal ja aga et noh, piibel ütleb nagu päevased nooled ja asjad. Teate, nii ööl kui päeval ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja me näeme sedasi, et nüüd on noh, asi läks kriitiliseks. Ja noh, ja kuningale tegelikult ei meeldinud see jutt, Ahab ütleb, kuule, et viige ta vangi, selle Miika kohta ütleb, viige vangi ja siis ta ütleb sedasi, et 27 salm, et no ta ütleb kuningas, pange ta vangikotta, toitke teda hädapäraselt leiva ja veega, kuni ma rahuga tagasi tulen. Et Ahab oli nii enesekindel, et ma tulen sealt tagasi. Ja teate, mis Miika ütleb selle peale? Kui sa tõesti rahuga tagasi tuled, siis ei ole issand minu läbi rääkinud. Ja ta ütles veel, kuulge kõik rahvad seda, et ta on seda just ütelnud ka. Noh, vangi teda pandi, aga ütleme, et see juhuslik nool, nagu juba me rääkisime, tappis ka tegelikult Ahabi. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, vaata, milles on küsimus. Need, kes peavad tõtt rääkima, need peavad tegelikult tõtt rääkima. Need ei saa, ja seda ei ole absoluutselt ei ole kerge teha. Seda absoluutselt ei ole kerge teha. Kallid, ma ütlen sedasi, et vaata, kui oled ise nagu sellises, jutlustaja positsioonis, et tihti tõused rahva ette. Vahest ikka ma olen, ütlenud Jumala, et ma Jumal räägin kõike, mis sa mul käsid rääkida. See on kohutavalt raske nagu lubadus. Sest et et mida tegelikult Jumal tahab ütelda, mida Jumal tahab teha, mida ma pean rääkima, mida ma pean ütlema. Aga tegelikult tuleb seda teha. Kui ütleme, tuletame Jeremiat meelde, millisesse olukorda, vaata, kui teda kutsutakse, ütles, et sa lähed, inimesed sind kuulama tegelikult ei hakka. Ja mina kutsun sind, et oma sõnumiga sa lähed, eks, sest Jeremia 1.18, vaata, ma panen täna su kindlustatud linnaks ja raudsambaks ning vaskmüüriks kogu maa vastu, Juuda kuningate ja selle vürstide vastu, preestrite ja maa rahva vastu. Sa mõtled, milline positsioon, siis mõtled üks Jeremia, ma olen kõige vastu praegusel hetkel. Ja siis on öeldud sedasi, et mitte et ainult mina olen nende vastu, vaid nad võitlevad sinu vastu. Aga mis Jumal ütleb? Aga nad ei saa sinu üle võimust, sest mina olen sinuga. Ja ütleb issand, ja ma päästan sinu. Ja sellepärast, kallid, vaata, see on nagu nendes, kuidas ütelda, ka nendes kriitika tegemiste olukordades, sest ega põhimõtteliselt oli see niimoodi, et ütleme, kui loed Jeremia raamatut või Jesaja raamatut, see oli tohutu kriitika tegelikult rahva elu kohta. Mida tehti, et kuidas nad elasid valesti, kuidas need asjad olid. Ja sellepärast nad pidid lihtsalt seda tegema, nendel ei olnud mitte mingisugust teist võimalust. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et täna on nagu see sõnum, et ma ei eeldagi sedasi, et see kõigile peab olema nagu selline väga niisugune arusaadav mõte. See on nendel arusaadav, kes peavad lahendama, kes on teatud juhi positsioonides, kes on, kuidas ütelda, nagu Andrei Šapovalov ütleb, et kellel on ka 20 sentimeetrit jalgadele antud, ma ei tea, palju mul siin on, umbes nii ongi. Et nagu kõrgemale oled tõusnud sedasi, et ütleme, et seal on teised ohud. Kas sa lähed uhkeks, sellepärast, et ma olen teist natukese kõrgemal, tead, et niisugused momendid ja asjad on. Ja see on tegelikult ei ole absoluutselt, ei ole nagu see nagu selline kerge koht ega positsioon, kui sa oled kutsutud nagu ka nendesse ülesannetes, kus sa pead ka rääkima, kus sa pead ka kriitikat tegema. Ja täna, võtta, siin ongi niisugune ka, et kuidas teha seda ja kuidas seda vastu võtta. Ja ma olen seda, ütleme, et ma olen pidanud seda vahest tegema. Ütlen, tunnistan, raske teha. Väga raske teha. Ja siis on niimoodi, ja isegi vahest nagu minna sellesse arutellu, kus oleks vaja arutellu minna, alati ei ole läinud. Vahest olen väga kaua vastu pannud, tahad kuidagi, et ise asjad lahenevad. Ja siis, kui vahest näed seda, et asjad lahenevad nii kehvasti, siis ma ütlen, et see on ju minu süü, et asjad lahenevad kehvasti. Et miks mina ei julge tegelikult sellel hetkel tegelikult nagu selles olukorras tõusta, nagu Peetrus või nagu Jakobus, ütelda, et mehed-vennad, see asi on praegusel hetkel on nii. Ma mäletan sedasi, et näiteks, et see, kus teie istute, mu isa ütles, et mul suu kuivas ära,
nende Võru koguduse vendade ees. sest et kantsler oli seal, kus teie seal istute praegusel hetkel. rahvas istus pinkidega siin, pikad pingid olid siit, uks oli siit, tulid sisse ja see oli palvele, tore palvele, nii et tere teile seal, kes te olete. ja ütles, et aga meile piisab sellest, mis ütles, et isa ütles, et ma ei suutnud nende Võru kogudused vendade ees seda selgeks teha, et meil on seda ruumi poolt ka vaja. Nähtavasti on ikka vaja olnud ka, aga siis ütles oma abikaasale, kuule, tule võta hari ja ma hakkan need seinu maha võtma, sest siin olid korterid ja korsten oli kuskil keskel ja vaheseinad ja et see oli lihtsalt eluruumid, toad olid siin, kus te praegu seal istute. ja et ma hakkan seda lihtsalt tegema ja sellepärast on see nii, et mul tegi lapsena nagu, kui ma mäletan sedasi, ütles, et isa ütleb, et see oli üks raskemaid momente mul, et ma ei suutnud ära rääkida, teate, mis edasi juhtus? Jumal saatis sellel hetkel üsna varsti Kasahstanist ja ütleme sealt, kus nad tulid, need sakslased põhimõtteliselt, tulid niisugused 30-aastased oma peredega sakslased, need tulid appi ehitama. Sest oma vendadel oli hea istuda siin küll, mida me siin mässame ja teeme. Mu isal oli tegelikult sellel perioodil ka veel süda, oli tegelikult väga haige. Ja kui ta seda, puhtfüüsiliselt oli südamega, oli tal raske sellel perioodil. Ja oli selline moment. Ja vaata, ja siis ongi niimoodi, aga ma mäletan sedasi, et ei ta nendes asjades tegelikult järgi ei andnud. Ta oli, mõtlen, mu isa oli sellepärast ta mulle ees, ta ütles, ta pani ametit ka maha ühes koguduses, pani ameti maha, et mitte järgi anda rahvale. Ütles, et tervist, ma ei suuda teid juhatada ja ma nüüd lahkun. Seisid kahekesi, koos oma abikaasaga seisis rahva ees, üks kolmapäeva õhtu ma olin ise ka sellel koosolekul, kus ta lihtsalt ütles sedasi. Meie arusaamised läheb lahku ja praegusel hetkel lihtsalt lahkun. Ei suuda mina teid õigele teele viia ja häid tervist. Ja sellepärast, kallid, see ei ole kerge. Ja sellepärast on see niimoodi, et eks mina õppisin seda karjase ametit, lihtsalt nagu oma kodust, et ikka vahest läheb üsna kibedaks ja lihtsalt et ei ole absoluutselt nagu lihtne. Loedki, et Mooses otsustas tulla lossist ära ja jumala rahvaga vaeva näha. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja täna nagu sellised mõned, ütleme, piiblilood ja asjad ja isiklikud natukese vilksamise öeldud asjad nagu räägitud. Aga nagu ma leian sedasi, et ühe niisuguse selle vajadusega, et me nagu mõistaksime seda, et ütleme, et kuidas nendes olukordades käituda, aga ilma kriitikata tegelikult ei saa. Sellepärast, et me näeme, et kuidas Jeesus Mattiuse 23 või mis iganes rääkimata jätta ei saanud. Kõik see tuli rääkida, mida rääkida tuli. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ise, me ei pea olema kriitikud. Me ei saagi täna keegi teha niisugust otsust, et me tahame olla need kriitikud, siis me võime kraavi lennata ja kui me need nurisejad lihtsalt oleme. Aga seal, kus ütelda tuleb, seal tuleb ütelda ja kui on midagi öeldud, siis ma ütlen sedasi, et ärge jookske kohe iga ütlemise peale, iga pudru laitmise peale, ärge hakake uut putru keetma. Sellepärast, et seda tegelikult vaja ei ole. Sellepärast, et ka siis me tegelikult nagu eksime. Ja sellepärast siis on vaja issandaga rääkida, kuidas me toimime ja teeme. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et võime ka selle tänase sõna praegu usaldada sinu kätte. Ja Jumal, sina tead ise, kas seda on mulle endale kõige rohkem olnud vaja, mida ma olen täna rääkinud, või on veel mõnele õele ja vennale või mõnele inimesele, kes seda juhtub kuulma. Aga Jumal, sina seda tead. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime lihtsalt tänada sind ka selle sõna eest. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Et sa oled meid tegelikult ette valmistamas igasugusteks erinevateks olukordadeks, ka nendeks hetkedeks, kus tegelikult rahvas vahest kipub nurisema ja tõusevad nurinad üles aga Jumal, me täname sind, et sina aitad meid. Isa, me palume seda, et me võiksime olla sinu vaimust juhitud, et oleksime julged. Isa, ma palun praegusel hetkel meie maa juhtidele julgust otsuste tegemisel, kui siin on riikide vahelised asjad ja mis iganes. Isa, me täname sind, et võime paluda eelkõige, et sinu kartus oleks. Et ei kardetaks teisi riike, teiste riikide ütlemisi, mingisuguseid liitusid või värkisid, issand, me elame eelkõige tegelikult sinu palge ees.
isa, ma palun seda õnnistust praegusel hetkel lastevanematele, kes samamoodi vahest on ka lihtsalt nagu püüavad viisakad olla lihtsalt, et mitte väga kuidagi konflikti minna ja olukordades kuidagi välja libiseda. aga isa, me palume seda, et tõde ei jääks ütlemata, sest et kui tunnetada tõde, siis see teeb vabaks ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et me tohime lihtsalt praegusel hetkel lihtsalt seda paluda. isa, ma palun iseendale ka samamoodi ka. Nii nagu vahest see lugu on, et kui sa annad selle sõna, siis samasugustes proovides oled varsti ise ja sellepärast, isa, ma palun samuti, et aita mind läbi minda nendest olukordadest, mis on võib-olla ees seismas ja millest ma mitte midagi võib-olla praegusel hetkel ei tea. ja sellepärast, isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt seda kõike paluda. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja me täname sind, Jumal, et sa ei pane meile kellelegi suuremaid koormaid, mida me kanda ei suudaks, ja me täname sind, Jumal, et ka igas sellises olukorras, millest me nagu läbi minema peame, on seal lahendused olemas ja sinu vaim annab meile tarkust, annab need õiged sõnad ja Jumal, me täname sind, et me tohime lihtsalt sinu sõnast õppida täna seda teemat. Jeesuse nimel kiitus sulle, isa, aamen.